Jaana Ratas ja ma töötan arheoloogiliste tekstiilidega, mille hulka kuuluvad ka spiraaltorudest kaunistused, mis on meil maapinnas sageli ainukesed tõendid meie muinas- ja keskaegse rõivastuse kohta. Ja ühtlasi lisaks siis nende uurimisele tegelen ma nende käsitöötehnikate taastamisega, üritan neid mustreid järgi teha, mõistatada, kuidas nad tehtud on. Spiraaltorudest kaunistused on Läänemere idakalda maade selline piirkondlik identiteet ja sellega see piirkond eristub muust Euroopast, kus seda tüüpi rõivaste kaunistamist ei tunta. Põhja-Eestist on meil näiteks teada selliste põllede ääred. Sarnaseid on meil ka natukene Muhumaalt. Need on siis haudadest. Siis näiteks need mustrid on meil pärinevad Lõhavere linnuses 13. sajandi alguses peidetud käsitöövakast. Kui me vaatame neid muinas- ja keskaegseid traate, messingtraate, millest on siis tehtud need kaunistused, siis selle koostis oli selline, see traat oli hästi pehme. Seda oli võimalik spiraali keerata näppude vahel ümber puutiku ja seda lõigati noaga. Tänapäeval paraku me kasutame tööstuslikku traati, mis on kõvem ja tükeldada tuleb teda tangidega, mistõttu see tulemus tegelikult jääb sellest muinasaegsest natukene kehvem, sest niisugust väga ilusat lõikepinda me niimoodi ei saa, aga midagi ei ole parata. Tänapäeval spiraalide keerutamiseks ma kasutan akutrelli. Vahel on vaja neid spiraale teha sellistes kogustes, et käsitsi tegemine lihtsalt ei ole mõistlik. Ja keerutan ma neid ümber erinevas jämeduses sukavarraste. Sukavarras tuleb siis panna trelli otsa, traadi otsa, ei ole vaja kuidagi kinni kruttida. Sõrmedega tihedalt kinni hoides keerutatakse siis traat siia kokku. Järgmine etapp on spiraaltoru tükeldamine. Et selleks, et teda saaks tangidega normaalselt lõigata, siis kõigepealt tuleb noaga teha vajaliku pikkusega juppidele vahed sisse ja seejärel hakatakse siis tükeldama. Ja jällegi, kuna meil ei ole hea pehme traat ja me ei saa seda noaga lõigata, tangidega tulevad inetult laiali paindunud otsad, siis iga vahekohas tuleb teha 2 lõiget ja lõigata ära ka see eemale turritav ots. Ja üks võte on veel, et sõrm tuleb panna samal ajal sellele spiraalile ette, sest muidu lendab ta otsekohe teise toanurka, kui tangid ta läbi kaksavad. Praegu on popp jälle teha endale rahvarõivaid ja aina rohkem mulgi rahvarõivaste juurde tahetakse teha ka niinimetatud vaselisi. Need on siis need kõige hilisemad spiraaltorudest mustrid. Vahatükiga tõmmatakse üle kogu see jõhv ja linane lõng. Ja töö alustuseks võetakse siis sellised kimbud. Mul on siin praegu 2 sellist pikka lõngagruppi võetud. Mõlemas on siis 1 jäme linane lõng ja 6 tamiili ja need otsad tuleb omavahel kokku liimida. Nõela meil sellisel puhul vaja ei ole, aitab tavaline pulgaliim. Otste kokkuliimimine on vajalik selleks, et seda otsa oleks hea spiraalist läbi pista. Ja alustades seda tööd tuleb siis kõigepealt panna 1 spiraal keskele, mis ühendab omavahel need 2 lõngagruppi ja siit edasi hakkab siis spiraalide lisamine ja põimimine siis järjest. Ja kui algus on tehtud, siis saab kinnitada töö otsapidi millegi külge ja niimoodi on teda mugavam edasi põimida. Järjest pannakse elemente juurde. Selles mustris on 4 erinevat pikkust spiraale. On need, mis keeratakse kaardu, need on kõige pikemad. Siis on 1, mis ühendab 2 kaart omavahel.
siis on 4 hästi lühikest, mis moodustavad siin risti ja siis on sellised 6 millimeetri pikkused, mis moodustavad siis sellise ruudu. Enne tuleb spiraal siis lükata siia lõngale ja alles siis hakata teda painutama, sest kui ta juba kõver on, siis on väga keeruline sealt midagi läbi pista. Ja kõige lihtsam on seda teha niimoodi, et võtta varras, keerata see niimoodi siia kaardu ja siis noaga siit spiraali keerdude vahelt kaasa aidates moodustab siis selline elegantne kaar. Lõnga ja jõhvi kimbud peavad olema nii paksud, et see töö oleks neid piisavalt täis, aga neid peab olema nii vähe, et nendest nurkmistes kohtades peab ühe spiraalist läbi mahtuma 2 kimpu, nii et sellega peab arvestama. Ja näiteks see mustri element oma olemuselt, ta on üsna ürgne, et see on nüüd 19. sajand, aga isegi selle 13. sajandi Lõhavere mustriga tal on teatud kompositsiooniline sarnasus, et selline on siis, näeb välja siis selle töö lõpptulemus.